Tere õhtust kõigile. Täna me kulgeme religiooni filosoofilistel radadel ja sinoloog, budoloog, mitte kas võib öelda, Aasia mõtteloo-uurija Märt Läänemets arutleb, kas budism tunnistab inimese vabad tahet. See on väga huvitav küsimus ja ma usun, et tuleb väga põnev loeng ja loodan, et järgneb ka elav arutelu. Soovin teile head kuulamist ja nad ikka panen kirjaga. Nii, aitäh, Kristiina, sissejuhatuse eest. Tere kõigile. Vaba tahte teema on vist võib-olla õhtumaadel selline, kuidas ütlesidki, religiooni ja filosoofia teema. Ja miks ma nüüd sellise teemal loengu ette võtsin? Oli see minu vaba tahe või mitte? Selleni jõuame ka võib-olla, aga budistlikult seisukohalt ikka pigem mitte. Sest et see, et ma sellise loengu teema valisin, kui me vaatame sellist lähemat põhjust või mõju, siis see tuli sellest, et siin mõni kuu tagasi jaanuaris mõtluslaagris, mida ma juhatasin, mis on põhimõtteliselt küll nii-öelda harjutamislaager, aga kus on natukene sellist loengulist osa ka, kus osavõtjad peavad üldiselt vait olema, mitte rääkima, aga ma olen selline hea juhendaja, et ma luban neil kirjalikult küsimusi esitada. Ja siis üks osavõtja esitaski sellise küsimuse, et kas budismist tunnistatakse vaba tahet. Minul oli see küsimus päris ootamatu. Ma olen budismi lainel olnud, seda uurinud, sellega tegelenud, ikka kaua, aastakümneid võib öelda. Ja mulle ei mäleta, et oleks kunagi budismiga seoses see küsimus üldse pähe tulnudki. Et kas on vaba tahe? Ei ole aktuaalne. Ja siis oli vaja kiiresti vastata. Kiiresti vastata 2-3 minuti jooksul ja siis ma vastasin loomulikult, et ei, budismis ei saa inimese või isiksuse vaba tahet olla. Sellepärast, et budism on läbi ja lõhki kausaalne õpetus. Midagi üldse öelda, mis on budismi alusel, mis on budismile kõige omasem, siis see on kausaalsus. Kõik on millestki põhjustatud. Ja mitte ei ole mingid lineaarsed liinid, vaid kausaalsus on risti-rasti, ruumiline võrgustik. Iga hetk, iga moment, kus mina kui selline kooslus, mida harjumuspäraselt on nimetatud inimeseks või isiksuseks, kõik teie ja kõik ülejäänud nähtused ka on olemas ainult selle tõttu, et on põhjuste tagajärgede ahelad, mis siis ristuvad. Sellepärast ja inimene kõige oma eriliste võimetega, mõistusega, mõtlemisvõimega, mida looduses just väga tihti ette ei tule. Aga inimese puhul mingitel põhjustel jälle on see tulnud. Ka see on kõik ikkagi selle kausaalse olemise väljund. Ja sellepärast siis tookord ma vastasin, et budismi seisukohalt ilmselt vabast tahtest kui sellisest me päriselt rääkida ei saa. Inimesed võivad küll oma teadmatuses ehk sõgeduses arvata, et ma teen ise otsuseid, aga tegelikult kui budism, mis on ülimalt analüütiline, kui me hakkame analüüsima juba seda, et kes see ise on, kes otsuseid teeb, siis budismi teine alus põhjuslikkuse juures on ise või ütleme pidulikumalt isiksus on, kui
selline suhteliselt pealtnäha püsiv või muutumatu nähtus on fiktsioon. Seda iset ei ole, iset kui püsivat nähtust ei ole olemas. Kui ei ole iset või isiksust püsiva nähtusena olemas, kes siis saab seda vaba tahet üldse levida? Ei ole sellist olendit. Ja sellepärast siis ma hakkasin tookord talvel selle üle mõtlema ka ja natukene uurima ja lugema, et kas siis ikkagi kirjutatakse budismis kusagil vabast tahtest ka midagi. Tänapäevastes tõlgendustes jah on, kui te lööte guugeldate näiteks free will in Buddhism, siis leiab igatsugu arutlusi küll ja küll selle üle. Aga kui me võtame ette budistliku kirjanduse, budistlikud tekstid, pühakirja tekstid, filosoofilised tekstid, siis või Buda enda suhu pandud tekstid, mis on suutrates, siis sellist mõistet nagu vaba tahe me ei leia mitte kuskilt. Mitte kuskilt. Buda ei aruta selle asja üle, ta arutab muude asjade üle. Nii, et see vaba tahte küsimus on ikkagi selline õhtumaise mõtteloo arendus. Kui vaadata lihtsalt vaba tahte, mina ei ole ei filosoof ega teoloog ja sellepärast minu haridus on selles osas väga puudulik. Ega ma palju ei ole lugenud, ka üldkäsitlusi sai ka selle loengu eel natukene vaadata, aga väidetavalt jah, et vähemalt antiikfilosoofidest peale kristlikus traditsioonis vähemalt Augustinusest peale on nagu selle üle arutatud, aga ma täpselt ei tea ka, missuguste sõnade või mõistetega, aga lühidalt või kokkuvõtlikult öeldes, siis jah, see vaba tahte küsimus on seotud inimese moraalsete valikutega ja teoloogia vallas siis jah, et kuivõrd on jumalik ettemääratus see, mis paneb meid tegutsema nii, nagu me tegutseme ja kuivõrd me võime sellest kõrvale kalduda ja kui me kaldume kõrvale, kas see on siis selles jumalikus ette nägemises ka juba sisse programmeeritud või mitte, kui ta ei ole sisse programmeeritud, miks siis Kristuses ikkagi räägitakse, eks ole, patust ja karistusest patu eest, me teeme siin elus pattu ja siis me sattume mingi viimse kohtupäeva, ma ei tea, kelle otsuse tõttu igaveseks ajaks põrgusse, siis need teised satuvad paradiisi ja on siis seda vaba tahet või ei ole. Meil nagu on mänguruumi, aga nagu ei ole ka. Ja nii edasi, kuni tänapäevaste filosoofideni välja ja arutelud lähevad üha keerulisemaks, kui hakata, mida uuemad või kaasajale lähedasemad need on. Nii et mina ei ole oma mõttelaadilt filosoof, akadeemiline filosoof, nimelt, et minul alati need arutelud, kui ma veerand tundi loen, siis tüdinen ära ja ei viitsi lugeda, aga see selleks. Nii, tuleme ikka siis budismi juurde tagasi, miks ikkagi budismi kontekstis ka tänapäeval mõnikord sellest vabast tahtest või inimese moraalsetest valikutest räägitakse, sest kui me budismi õpime, järgime, siis rõhutatakse ju väga palju seda, et inimene ise peab tegema valikuid. Inimene ise peab tegema valikuid, mitte pimesi uskuma, et Buda on minu eest kõik valikud juba ära teinud või Buda on vabastanud juba ette. Budismis sellist asja ei ole. Meil on selline üsna hästi tuntud ja ammu juba eesti keeles olev raamatukene, õpetussõnade kogumik Dhammapada ja siin on terve peatükk, mis kannab pealkirja ise. Terve peatükk ja siin siis, kui seda peatükki lugeda ja budismi kohta muud võib-olla mitte väga palju teada, siis
võime hakata rääkima, et mis jutt see on, et budism ei tunnista iset. Siin räägitakse kogu aeg, et ise. Näiteks selline mõttetera esmalt viiguda iseenese õigesse seisundisse, siis õpetagu teisi. Tark ei tohiks ennast määrida, sest ise ollakse enese toetaja, kes muu saab see olla. Iseennast hästi ohjeldades leitakse toetaja, keda ei ole kerge leida. Iset rõhutatakse. Inimene ise teeb halba, inimene ise määrib enese ära. Inimene ise ei tee halba, inimene ise teeb enese puhtaks. Puhtus ja räpasus, see on just vaimses moraalses mõttes, eks ole. Füüsilises mõttes ka, kas peseme ennast või ei pese, eks ole. Ikka ise teeme seda. Mõni peseb, mõni ei pese. Aga siin öeldakse loomulikult seda sisemist. Puhtus ja räpasus kuuluvad iseenese juurde. Mitte keegi ei saa teist puhtaks teha. Füüsiliselt veel saab teist puhtaks pesta, eks ole, kui see objekt väga kõvasti vastu ei punni ega ei võitle. Kes on väikseid lapsi pidanud ja kasvatanud, siis need teavad, et väiksed lapsed vahel väga punnivad vastu, neid ei saa puhtaks teha, aga ka vaimses mõttes mitte keegi teine ei saa kedagi puhtaks teha, moraalseks ega eetiliseks ega vaimseks, ega virgunuks, ega ärganuks, ega pudaks, ega mitte kellegi muuks kui iga inimene ise. Rõhutatakse väga palju iset, aga kuidas see ise siis teeb, kui teisal öeldakse, et ise on fiktsioon. Üks ise see kohta käiv iset nii-öelda jaatav salm on veel, mida ma ette loeksin, mis mulle nii-öelda õpetuslikult seisukohalt endale väga meeldib. Te peate ise tegema seda, mida vaja. Nõnda läinud on budad, teatavasti siis budad, virgunud õpetajad. Nõnda läinud vaid õpetavad. Ise peab tegema seda, mida vaja, nõnda läinud vaid õpetavad. Nii palju siis isest. Nüüd selle õpetuse raamatu järgi. Siit jääb nagu mulje, et ikkagi ise on ja meie ise teeme neid valikuid. Kas me siis määrime ennast üha rohkem roojaste meeleseisunditega, mida niivõrd nimetatakse meeleplekkideks. Inglise keeles on mental affliction. Kõik need, mis siis meid mässivad kannatustesse ja halbadesse oludesse või siis vastupidi. Kas me arendame endas helgeid meeleolusid, mis viivad meid vabanemisele. Nii et siin on ise nagu täiesti olemas. Aga nüüd enne, kui edasi minna, siis peaks ilmselt tähelepanu juhtima sellele, et budistlikus mõttetarkuses päris algusest peale on rõhutatud sellist asjaolu, et ei ole olemas üht ja ainust tõde. Tõde sõltub inimese mõistmise, arusaamise, teadmise võimist. Isegi ei pea budist olema, kõik ju aeg-ajalt arutleme ja vaidleme ja leiame, et igaühel on oma tõde ja ma ei saa oma tõde temale peale suruda. Aga budismis siis tehakse väga oluliselt vahet kahesuguse tõe vahet. Igaühel on meist oma tõde, aga see on niisugune väike tõde. Aga laias laastus siis inimese, ütleme selle arengutaseme või virgumistaseme järgi või mõistmistaseme järgi võib teha vahet kahe tõe vahel. Üks on niinimetatud tavatõde, mis kehtib igapäevastes olukordades. Ka budismi õpetamise olukordades, eks ole. Kui
on Buda ise või keegi teine õpetaja ja tema juurde tulevad õpilased või kuulajad, nagu juures olevat pildid ka võib näha, et on mõned inimesed tulnud, et midagi kuulda saada, siis see käib kõik tegelikult tavatõe alla. Tavatõe seisukohalt on nii, et on mõned inimesed on targemad, kes võivad teistele midagi õpetada. Teised mõnes vallas nii targad ei ole. Budistlikus traditsioonis loomulikult on Buda see tark inimene, kes õpetab ja teised tulevad kuulama temast ja jätavad midagi meelde ja Buda õpetuse mõjul võib-olla muudavad ennast kuigivõrd. Sellises kontekstis see ise mõiste on väga omal kohal. Igaüks ise tuleb mingit õpetust kuulama. Kas ta tuleb omal vabal valikul või millegi muu tõttu, see on nüüd juba ise küsimus, eraldi küsimus. Aga sellepärast Buda rõhutabki seda, et tavatõe seisukohalt on ise väga omal kohal. Me oleme kõik isiksused, me oleme oma tõekspidamistega, me oleme oma valikutega ja siin ei ole mitte midagi kobiseda selle üle, et mingis teises mõttes iset, isiksust ei ole olemas. See on tavatõde. Ja tavatõe seisukohalt on ka igal isikul on oma tõde ja tavatõe seisukohalt Buda ütlebki, et igaüks ise peab otsustama, tegema valikuid. Buda või ükskõik kes teine on ainult õpetaja või suunanäitaja, aga ta ei saa mitte kedagi ise kuhugile viia ega vabastada. Nii. Aga kui need ised või isiksused teevad piisavalt tööd ja teevad õigeid valikuid, siis on budismi järgi potentsiaal jõuda mingile natukene teistsugusele, ütleme siis kõrgemale mõistmise, teadmise, arusaamise tasemele, kus nad saavad aru, et see tavatõde, igapäevane tõde enam ei kehti. Või kehtib kui mingisugune erijuht. Aga ülima tõe seisukohalt, et seal tuleb nüüd see kausaalsus ja kõik sellega seotud teravamalt esile. Ülima tõe seisukohalt tõepoolest mingisugust iset, mingisugust isiksust, üleüldse mitte mingisuguseid püsivaid nähtuseid olemas ei ole, vaid kõik on pidevas muutumises, pidevas, võime kasutada sõna pidevas arenemises. Ma ei tea, küll arengusõna tähendab, et kusagile kõrgemale poole, aga tegelikult see protsess ei pruugi alati budismi järgi kõrgemale poole minna, vahel käib alla ka. Aga põhimõtteliselt kõik on muutumises ja see, mida me tavatõe seisukohalt näeme kui suhteliselt püsivaid asju või inimesi või isiksusi või isesid ja mida me ka iseenda puhul peame, et mina ise olen ju täitsa olemas ja oma tõekspidamiste ja asjadega, see on tegelikult ainult kausaalselt moodustunud ajutine nähtus. Ega inimene, iga ise on ka pidevas muutumises. Ühed muutused toimuvad aeglasemalt, teised muutused toimuvad veidi kiiremini, aga püsivat iset ei ole. Kui me võtame näiteks kas või sellise suhteliselt lühikese ja üürikese protsessi nagu ühe inimese elu, see on ju pidevas muutumises. Ütleme, et kokkuleppeliselt teeme, et elu algab näiteks eostamisega, isiksuse elu eostatakse, ka füüsiliselt või materiaalselt, bioloogiliselt see eostatud
munarakk hakkab seal kasvama, muutuma, kuni saab küpseks, sünnib, siis hakkab inimene kasvama, muutuma, muutub sotsiaalseks olendiks, õpib rääkima, teistega suhtlema, omandab oma mõtlemisvõime, omandab oma vaated, teadmised, emotsionaalse sättumuse, iseloomu võib öelda, aga nii füüsiliselt kui ka mentaalselt ta ju kogu aeg muutub. Kui me mõtleme selle peale, et mina olen praegu juba üsna vana inimene, aga kui me oleme täiskasvanud ja mõtleme selle peale, mis me olime 3-aastaselt või sel ajal, kui me üldse hakkame mäletama, väga palju on muutunud, väga palju on muutunud. Kuidas me saame siis rääkida mingisugusest isest, mis nagu oleks püsiv. Välimuselt me ka hakkame vanemaks jääma ja naised arvavad, et mida vanemaks, seda koledamaks. Et mehed kõik nii ei arva ja tahetakse ilmselt ikka noored kogu aeg välja näha, aga paratamatult see protsess läheb, me muutume füüsiliselt vanemaks, koledamaks, paksemaks, haigemaks, kuni tuleb see moment, kui selle elu eksistents lakkab ja siis tuleb selline suurem või järsem muutus. Aga midagi läheb kogu aeg edasi. Meie materiaalne keha laguneb, aga see, mida me oleme elu jooksul teinud, see jääb kusagil alles ja läheb edasi. Aga sellest ei räägi praegu. Ja nii, et see budismi järgi see protsess on pidev, püsitu. Püsitus, kui me räägime budismi alustest, siis 3. alus me rääkisime, eks ole, esimene alus on kausaalsus, teine alus on see ise fiktsioon või fiktiivsus, 3. on püsitus. Kõik on püsitu. See, mis meile tundub püsiv, see on ajutine, mis tundub tegelikult ülima tõe seisukohalt on see püsitu. Et ülima tõe seisukohalt me ei saa mitte mingisugusest isest ja isiksuse vabast tahtest rääkida, sest seda ei ole lihtsalt olemas. Nii, aga tuleme nüüd tagasi ikkagi siis arutelu juurde, et budismis moraalsetest valikutest ikkagi räägitakse, tuleme selle tavatõe juurde tagasi, okei. Jätame ülima tõe hiljemaks või arutlusteemaks. Nii. Päriselt seda tavatõde ja ülimat tõde ikkagi lahutada ei saa. Hakkame sellest isiksusest ikkagi peale. Me räägime enne natukene sellest terminitest, eks ole. Kui ma alustasin juttu sellega, et sellist terminit või mõistet nagu vaba tahe me budismis ei leia mitte kuskilt. Täna enne loengut oli võimalus siin paari kolleegiga arutada sel teemal ja siis tekkis ka küsimus, et kas ka selline sõna nagu tahe üleüldse, mida me eesti keeles tahe, kas sellist sõna ka üldse budismis või budismi alttekstides on olemas. Jällegi raske öelda, sest et on terve hulk sõnu, mida kasutatakse mõnda terminoloogiliselt, mõnda tavasõnana, mida me võime tõlkida sõnaga tahe, kui me tahame. Kui me tahame, siis tõlgime sõnaga tahe. Aga kui sõnade peale jutt läks, siis ma kirjutan tahvli peale ka mõned, kuigi ma ei tea, kui palju sanskriti keele oskajaid siin on, aga natukene annavad. On selline sõna nagu icha, mis on selline suhteliselt neutraalne tahtmine, mis tuleb verbi juurest ish, tahtma. Sellel on nüanss on võib-olla see, et soovime, ma soovin, aga ta ei ole selline kirglik soov, mida budismis üldiselt taunitakse, iha või himu, vaid see on, keegi midagi tahab, siis tahan süüa, ütleme, ichami.
tahan nirvaanasse, võin ka kasutada seda sama, et see on sellise tahte üsna neutraalne ja levinud sõna, aga budismis ta terminina väga levinud ei ole. Nii. On veel sõna, mida võiks tahtena ka tõlkida. Sankalpa. Sankalpa on juba olulisem sõna. Olete kuulnud kõik budismi 8-osalisest teest. Kui inimene tahab hakata ennast budismi õpetuse järgi arendama, selle 8-osaline see tee teine on teine vist, jah. Esimene on vaade ja teine on sankalpa, mida tõlgitakse tavaliselt kavatsuseks. Aga see on ka tahtmine. Mul on tahtmine, mul on kavatsus, et ma hakkan budismi teed mööda käima, sankalpa. Võib olla tahe, aga siis sellise kavatsusliku või teadliku toimimise tähenduses. Siis on sõna, mida ka tõlgitakse, on eesti keelde tõlgitud soovi või tahtmisega, on pranidi. Hirmsad sanskriti-keelsed ragisivad sõnad, aga sellised nad on. Ega eesti keele sõnad ka paremad ei ole, kui me hakkaks mõnele indialasele või kellelegi teisele neid õpetame ka ragisivad R-tähed ja hästi pikad tohutud häälikuühendid. Pranidi võib ka olla tahe või tahtmine, aga selle selline oluline nüanss on see, et selle üks tähendus vastu on ka tõotus. Pranidi, teine variant on pranidhana, on ka tõotus. See on siis tahte selline osa või sellise nüansiga tahe, kui ma võtan midagi otsustada väga kindlalt ja ma annan vähemalt endale tõotus, et ma teen selle ära. Aga seda on mõnikord eesti keelde tõlgitud ka sõnaga soov näiteks. Ma soovin, aga mulle tundub, et soov on natukene liiga pehme. Ikkagi ma tahan, ma olen otsustavus. Või siis veelgi tugevamas variandis on tõotus. Ma annan endale sõna. Ma tahan ja ma annan endale sõna, et ma teen seda. Hakkan seda tegema. Pranidi. Nii. Ühe sõna võib veel panna, eks neid sõnu on rohkem. Nishchaya näiteks. Selle nishchaya natukene pranidiga võib-olla sarnane, aga see võiks olla siis selline nüanss on veendumus, sisemine veendumus, kindel tahe, sisemine veendumus. Et ma tahan seda teha. Pranidi on võib-olla veidi tugevam, nishchaya on veidi veel nõrgem. Ja pranidid kasutatakse, sankalpa ja pranidi on kindlalt sellised olulised terminoloogilised sõnad. Aga mitte kusagil ei esine sõnaühendid, kus ükski neist oleks ühendatud täiendiga vaba või vabastav. Ei ole sellist asja. Kes on budismi õppinud, samas me teame väga hästi, et budismis või üldse India religioonides vabadusest räägitakse väga palju. Vabanemisest budismis samuti. Budismi lausa võib öelda, et see on vabanemisõpetus. Kõik terve hulk sõnu on jälle, mis tulevad kõik tegusõnast much. Väga ilus selline lurtsuv sõna. Much isegi Eesti soost kuulus sanskriti uurija Jaan Puhvel kunagi seletas, kes on õppinud või uurinud etümoloogiaid. Tema arvates see tulebki sellisest, kuidas seda nimetatakse, onomatopoeetilisest helist, kui inimene nuuskab nina ja vabaneb nina kinnisusest. Kuidas me nina nuuskame? Nuusk või lurts või mis häält me teeme?
aga onomatopoeetilised sõnad erinevates keeltes on natukene erinevad ja see mutš võiks küll olla mutš. Tatt välja ja nina on vaba. Ma ei tea, kas see õige on, ma ei ole kusagilt raamatutest sellist etümoloogilist tähendust leidnud, aga kuna igas keeles kasutusel olevad sõnad tulevad kusagilt elulistest situatsioonidest, siis miks mitte. Igatahes mulle meeldib niimoodi mõelda koos Jaan Puhviga, et see on vabanemine. Vabanemine on ju ka, eks ole, või tahtmine millestki vabaneda on väga füüsiline tunne. Kui mul on ikka nina kinni, siis ma tahan, et nina saaks vabaks ja kui mu nina saab vabaks peale pikka nohu nuuskan tühjaks, siis see on niisugune pool nirvaanat juba. Olen sellest nina probleemist lahti saanud. Nii et mutš sõnaga selliseid terminoloogilisi ja religioosseid sõnu on väga palju. Kõige tuntum on mokša. Mokša ongi vabanemine. Millegipärast tõlgitakse seda enamasti tegija nimega või ei, mitte tegevus nimega, vabanemine. Aga miks mitte tõlkida, võiks õigem oleks tõlkida vabadus. Mokša. Ma olen saavutanud seisundi, kus ma olen vaba. Mokša. Et India mõttetarkuses siis on see mokša sõna olnud väga olulisel kohal. Vabadus. Nii et koguni on selline katustermin olemas nagu mokša dharma. Vabanemisõpetus, mis ei käi mitte kindlasti tingimata ühe õpetuse peale, vaid budism on ka India kontekstis üks võimalik mokšadharma, vabanemisõpetus. Aga siis on veel oluline termin, mida võib-olla võib pigem vabanemiseks tõlkida viimukti. Mutš, mukk. Moondus on siin sees ja koos eessõnaga. Nii et vabanemisest räägitakse väga palju, aga vabast tahtest ei räägita üldse. Nii. Kas on äkki vahepeal küsimusi tekkinud? Mul on veel mõtteid küll, mida rääkida, aga võib-olla on teil ka mõtteid. Vabal tahtel küsimusi tekkinud. Nii, Kristiinal on ikka alati küsimusi. Väga tänuväärne inimene. Mõtlesime, et võib-olla kõik ei saa aru, et mis see ühildub ja tavadega, mis ta lahti seletada. Ma seletasin juba. Kas peab teist korda seletama? Okei. Väga lihtsalt öeldes, tavatõde on see igapäevasest praktilisest elukorraldusest tulenevad tõeks pidamised. Me teame, et mida me teame? Me teame, kuidas toimib, eks ole. Näiteks meie kliimavööndis on kevad, suvi, sügis, talv. Me peame oma elu seadma ilma muutuste järgi. Me peame õppima, me peame teadma, kuidas nendeks asjadeks ette valmistada. Me võime öelda ka, et see on praktilised teadmised. Ja need on selles situatsioonis, kõik on väga olulised. Meil on kõht tühjaks, meil on praktiline teadmine, me peame kuskilt süüa minema, ostma. Me peame teadma, kus on toidupood. Kui toidupoodi ei ole, siis me peame teadma, kus on naabri kartulipõld, kus saab ööpimeduses varastada, näiteks kui meil raha ei juhtu olema või jahile minema. See on praktiline teadmine. Kui meil tekib tahtmine, soov või kavatsus õppida midagi, siis me jällegi peame praktiliselt uurima järgi, kus on see õppeasutus, kus me õppida saame, või kui me tahame budismi õppida, siis kus me leiame budistliku õpetuse või budistliku saidi. Tänapäeval ei pea enam pikka maad reisima ja kui me saame ka õpetust, siis väga praktiline teadmine. Nii, kellegi käsi püsti, jah. Kas võib öelda siis ka nii näiteks, et tavatõde on see, et äige käib ümber maa
See on absoluutselt, see on tavatõde, jah, vot see on, ma tean. Alles siis Kepler, eks ole, see ongi, et loodusteadlased, füüsikud saavad sellest ilmselt väga hästi aru ja see on ülimalt hea näide. Tavatõde on see, et see, mis meile paistab, kuidas asjad on ja mida, kui me ei ole õppinud, siis me teame tänapäeval, eks ole, me oleme kõik koolis käinud ja ei pea enam Kepleri avastusi uuesti tegema, vaid me loeme seal 7. klassi füüsika või astronoomia õpikust, et tegelikult on asjad teistmoodi või veel varem juba. Nii et teatud mõttes seda on ka esile tõstetud, et budistlik ülimtõde on ka mõnes mõttes kokku langev sellega, mida tänapäeval nimetatakse teaduslikuks tõeks, eks ole. Me teame näiteks ka, eks ole, meie oma elu, oma elusolek. Me teame, me oleme elusolend, bioloogiline olend, kõik toimetame igapäevaselt, sööme ja joome, et elus püsida. See on nagu antud. Aga kui me oleme koolis õppinud juba bioloogiat, geneetikat, keemiat, füüsikat, siis me teame, et tegelikult see organism koosneb organitest ja kudedest ja rakkudest ja biomolekulidest kuni sinna elementide ja aatomite ja värkideni välja, eks ole. See on ülimtõde. Me teame, et tegelikult on see nii. Me usume ka seda, eks ole, seda me tavatõe seisukohalt mitte kuidagi kontrollida ei saa, et me millistest biomolekulidest me koosneme ja tavatõe seisukohalt ei ole see absoluutselt olulinegi. Aga ülima tõe seisukohalt on, me kasutame budismi terminid, aga ei pea budist olema, see on vabastav teadmine. Tarkus on alati, teadmine on alati vabastav. Nii et see näide oli väga hea, nii et veel käsi püsti vist. Vaba tahe, piiril oli puud lipi, mis tähendab südame rõõm. Sõna autori järgi võib-olla mõistus. Kontseptsiooni väljendati südame rõõm. See on jällegi väga hea selline mõttesuund ja haakub budismi seisukohtadega ka. Rõõm mudita või paramudita on väga oluline vaimse arengu teel. Budismis on mitmesuguseid hästi palju erinevates tekstides kõikvõimalikke hierarhiaid, kus pannakse siis nii-öelda astmete peale arengutaseme järgi inimesed ja üks tuntud hierarhia on siis nii-öelda bodhisattva või virgumisteed käiva isiku arengutasemed ja mis on kõige esimene tase, mis üldse eeldab igasugust vaimset arengut. Rõõm, miks ka mitte siis südamerõõm. Nii, aga ja seda ei ole ma ei ole juhtunud kokku puutuma ja välista, et seda ei ole, et seda otseselt vaba tahtena tõlgendatakse, aga me kõik oleme aeg-ajalt rõõmsad ja kui me oleme rõõmsad, siis me tunneme ennast väga vabalt, eks ole. Ei häbene midagi ja käitume vabalt, mõnikord isegi liiga vabalt. Jah, mis sa mõtled? Lihtsalt, et see südamerõõm, see on nagu see toimimatu toimimine taolismis. Võib ka olla, miks ka mitte. Nii on veel mõni. Nii, Teet. Ja vaidle. Inimatõe kontseptsioonile. No vaidle. Ma arvan, et see, kui me vaatleme või tajume näiteks universumit või natukene detailsemal moel kui see, mida tavaline inimene välisel vaatusel teeb, see viib meid veel ülimasse tõesse. Ülimtõde ikkagi vähemasti mahajana madjamaka arusaama järgi see, kui me tajume seda maailma tühjuse seisukohast. Tühjuse seisukohast ükskõik, kas seal on neid
me teame, et meie organismis on nii palju asju sees või kas maa tiirab ümber päikese või vastupidi. See on endiselt lihtsalt see väline vaatus, üks on natuke detailsem kui teine. Põhimõtteliselt olen nõus sellega, jah, et see budistlik ega see ülim tõde on see, mida sina ütlesid, aga nii ütleme, et see teaduslik tõde või see, et tegelikult maa käib ümber päikese, mitte vastupidi, see on ikkagi oluline samm sinnapoole. Ma püüan seda nüüd budistlikus terminoloogias ka natukene seletada nii, aga detailsus ja fundamentaalsus on kaks asja. Te rääkisite maailma detailsemast tundmõtlemisest, aga rääkisite maailma fundamentaalsest. Mis fundamentaalne? See tähendab seda, et püsitud ülimeest. Lihtsa universaalse võrrandina, millest kõik siis ülejäänud asjad erijuhtudena välja tuleks. Selline võrrand on olemas? Ei ole, aga selle poole püüeldakse. Aga sel juhul me võime öelda, et see nii kaua, kui see võrrandid ei ole, aga see soov või tahe. Nii, aga ma tuleksin kohe budismi juurde tagasi ja sinu enda sõnasabast kinni, eks ole. Budismis väljendatakse ülimat tõde tühjuse mõistega. See ongi see võrrand. Ülim tõde on tühjus, eks ole, et mitte ühelgi tavatõe seisukohalt paistval nähtusel või olekul ei ole oma olemust, vaid kõik on muutuvuses ja see on ainult mingi erijuhtum, et ma olen siin sellisel kujul, aga ülimas mõttes on kõik tühi, tähendab oma olekut ei ole, mitte see, et ei ole üldse olemas, vaid tal ei ole püsivat oma olekut, tühi ja kõik see, mis ilmub, on lihtsalt meie mõtlemise, meie taju, modaalsusest tulenevad kujud ja vormid ja tõekspidamised ja nii edasi. Ma ütlen seda, et kõik, mis on samsaaras, millelgi neist ei ole vaba tahet, kõik on sõltuvuses, aga kas nirvaanas jõudnud, tema on siis jõudnud. Nii, väga hea küsimus. Selleni ma oleksin ilmselt jõudnud, aga aitäh, Kristiina, et sa selle juba kohe välja tõid. See ongi üks fundamentaalne küsimus mõnes mõttes. Nii, ma ei hakka võib-olla siis väga põhjalikult nüüd seda budistlikku seda isetuse kontseptsiooni lahkama. Seda on tehtud paljudel loengutel, ükskõik mis teemal on budismi loengut teed, ma alati jõuan sinna välja, aga põhimõtteliselt on jah nii, et kui me ka selle tavatõe seisukohalt õpime, maailma üha enam detailiseerime ja saame aru, et see, mida me silmaga nähtavalt pidasime algul oma sellise suhteliselt väikese teadmise või rumala arusaamise koha pealt päriselt olevaks, ei ole seda, vaid tegelikult olemine on hoopis teistmoodi, siis see teadmise omandamise tee, teaduslik ja budistlik on väga sarnane. Sest et budistid ka leiavad, et juba algusest peale, Buda õpetuse algusest peale leidsid, et see, mida me nimetame iseks, see ei saa olla tegelik. See ei saa olla tegelik. Ise kas või püsiv või mingi fundamentaalne nähtus ja siis edasi mindigi analüüsiga, et aga see ise ikkagi paistab, aga miks ta paistab selline, nagu ta on ja kõige olulisem see, et miks ta tunneb ennast halvasti üldiselt ehk kannatab. Nii. Ja analüüsiga mindigi edasi, eks ole, siis tuleb see tuntud 5-osaline jaotus, milleks isiksus jaotub, eks ole, mida nimetatakse 5 kuhjaks või 5 riidaks või 5 isiksuse koostisosaks. See on analüüsi esimene tase. Nii. Isiksust ei ole olemas, aga seda annab analüüsida nii, et isiksus koosneb, eks ole, me teame, kuju, tunne, mõiste, meeleolud ja teadvus.
nendest asjadest kokku pandud, aga see mitte jah, on kokku pandud, aga see on tegelikult analüüs. Nii. Kuju on, ütleme, see materiaalne taju, nii nagu me asju tajume oma meeltega. Nähtavad kujud ja helilised kujud ja maitselised kujud. Nii. Tunne on järgmine aasta, kui me midagi tajume, siis see tekitab meis mingisuguse tunde, eks ole. Näen asju, sinist värvi asja, see tekitab, see on juba järgmine tasa, aga mingi tunne. Hea tunne, tunded jagatakse laiasti laastus budismis 3 sorti, on head tunded, meeldivad tunded, ebameeldivad tunded ja neutraalsed tunded. Aga vaieldamatu on see, ei pea budist olema, et igasugune taju tekitab mingisuguse tunde. Tajume, eks ole, nende samade meele modaalsuste kaudu, nägemistaju, kuulmistaju, lõhnataju, mis see suus on, maitsetaju, jah? Ja kompimistaju. Ükskõik, millega me tajume, mingi tunne tekib, tunde komponent. Nii. Järgmine on see mõisteline komponent. Me oleme ehitatud niimoodi, et inimene, kui me mõistus on juba piisavalt arenenud, ütleme selles individuaalses elus, siis me hakkame kõiki asju nimetama. Meie jaoks ei ole mitte miski reaalne, millel ei ole nime. Nime komponent, nimetamise komponent. Nii. Mõisteline mõtlemine, eks ole, baseerub selle. Siis tuleb järgmine kategooria, mis on selline kõige amorfsem ja raskemini määratletav, mida siis eesti keeles on tõlgitud meeleoludeks, aga see on siis psühholoogilises tähenduses selliste motivatsioonide kogumik või mõnikord on tõlgitud ka nüüd selle sõnaga tahe, kuigi alge termin ei ole tahtega mitte midagi pistmist, tahte kogum. See on siis see enamasti alateadlik komponent, mis paneb meid tegutsema nii, nagu me tegutseme. Enamasti me ei tea, miks me niimoodi tegutseme. Ja? Kas need seal paremas listis kuuluvad ka sinna? Kuhu? Viimasest Kas need tahtmised, mida liikuda? Otseselt minu teada selles sanskaarade nimekirjas neid sellisel kujul ei ole, aga jah, on küll, aga budismi seisukohalt, kui väga lühidalt see ära defineerida, siis kõik see komponent on see, mis meisse ladestub meie tegude põhjal. See on see kurikuulus ja palju korratud ja valesti mõistetud sõna karma. Kõik see, mis on seotud karmaga. Me oleme see, mida me teeme. Iga tegu jätab mingisuguse jälje, iga tegu kipub korduma, tekitab mustreid ja nii edasi. On siin ühes mulle väga meeldivas budismi raamatus, David Lui raamatus kus on siis ka peatükk karmast, kus ta üritab nii-öelda tänapäevase seisukohalt seda mõistet nagu seletada ja tõlgendada. See toob sellise, see ei ole otseselt vist ühegi budistliku autori oma, vaid tema ütleb, et see on anonüümne, ma ka ei tea. Kuidas see nende meeleolude või nende meie tegevuse liikuma paneva selle isiksuse komponendi kujunemine toimib. Nii. Väga ilus on algupäraselt värss olnud, eesti keelest on tõlgituna väga värss ei ole. Külvad mõtte, lõikad teo. Eks ole, see sama mõte, kõik mis sõna me siit võtame, see iga ühte neist võib ka mõtteks tõlkida. Mõte. Esmane on meil mingisugune meeleseisund, see ei tule ka muidugi mitte kuskilt tühjast kohast tõuseks mahina, vaid ka see on kuidagi põhjustatud, aga mõte, meil on kavatsus, lõikad teo. Vastavalt me tegutseme. Mul tuli üks päev mõte, et kui peakski sel semestril loengu vaba tahte probleem budismis ja öeldud tehtud. Nii, kust see mõte tuli, ma päris täpselt ei tea, eks ole, ma seletasin, aga kust tookord selle küsija pähe see mõte tuli, aga sellega me ei tegele. Ja kuidas mõte ja tegu. Külvad teo, lõikad harjumuse. Eks ole. Me õpime lapsest peale mingisuguseid tegusid, meie vanemad õpetavad meid, me elame mingis
kontekstis, eks ole, mingis keskkonnas ja meile mingid teod saavad omaseks ja harjumuspäraseks ja me kipume neid tegusid kordama, isegi kui me jällegi seda ei teadvusta ja me isegi ei taha, eks ole. Me saame, väga tihti on see seotud ikkagi oma vanemate ja jäljendamisega, eks ole. Noored inimesed mõtta, kui me saame keskikka, siis me hakkame mõtlema, et näed, miks ma olen selline? Vaatad, aga mu isa oli juba selline, eks ole. Mulle ei meeldinud see ja teine asi, kuidas isa võib-olla elas ja käitus, eks ole, aga näed, ma olen ise kasvanud samasuguseks. Ühesõnaga, lihtsalt väike selline lihtne, aga ükskõik mis asjadega, eks ole, miks kurjategijad üldiselt kalduvad oma kuritegevusi kordama, on see, et see muster on juba välja kujunenud. Teost on saanud harjumus. Nii. Külvad harjumuse, lõikad iseloomu. Järgmine, eks ole, mõte, tegu, harjumus, iseloom. Iseloom on see, mida jällegi nii-öelda tava mõtlemise tasemel peetakse millestki suhteliselt püsivaks asjaks. Ma tean, mul on halb iseloom. Ma tahaksin parem olla, aga iseloom on selline, mitte midagi pole teha. Ma vihastan liiga kergesti ja või olen liiga laisk. Iseloom on selline, aga iseloom tulebki nendest harjumusest. Nii et see on jällegi selline põhjuslik jada. Me mõtleme, et me vabatahtlikult teeme, aga tegelikult on see muster, on juba ei tea, mis ajast tulnud ja me teeme sarnaseid tegusid, mis siis ladestuvad ja kinnistavad seda. Külvad iseloomu, lõikad saatuse. Lõpuks on meie elu saatus. Tänapäeval räägitakse ilusti elukaar, eks ole. Sõltub sellest kõik, mida me teeme. Kui me seda ei teadvusta, siis see kulgeb, ma ei tea, isevooluteed. Isevooluteed. Kui me seda teadvustame, siis me võib-olla tahame hakata midagi muutma ja budismis on nüüd see väga oluline. Kas see on nüüd vaba tahe, millega me muutma hakkame? Aga me hakkame mingil hetkel, kui me saame mingi impulsi näiteks Budalt või loeme mõnda budistlikku raamatut või mingit muud asja, me leiame, et jah, minu selles iseloomus või harjumuses on midagi, mis mulle ei meeldi, ma tahaks seda muuta, mis tekitab mulle kannatust, halbu olusid, ma tahaks seda muuta. Ja selles mõttes siis budismis ongi see viimane isiksuse komponent, mis on teadvus, on väga oluline, et teadvus aitab nii-öelda päevavalgele tuua neid tegude põhjal kujunenud harjumusi ja iseloomusid ja hakata seda analüüsima ja heal juhul siis mingitele muutuste teele minema. Ja budismis on see teadmine. Kui me ei saa rääkida vabast tahtest, aga kindlasti budismis saame rääkida teadlikest valikutest. Kui me hakkame teadlikke valikuid tegema. Mõrtsukas või kurjategija võib ka teha teadlikke valikuid, aga tema selle teadliku valiku taga on probleem, kas ma lähen täna kedagi mõrvama või ma ei lähe, eks ole. Isegi kurjategija võib-olla teab, et tegelikult mõrvamine on väga halb asi. Tapad kellegi ära, teed inimestele kannatusi ja ise võib vangi sattuda või võlla vanasti, aga see tegu, harjumus, iseloom on nii tugev, et ikka läheb mõrvab kedagi ära ja satubki vangi ja võlla ja nii edasi, edasi. Ja tegelikult see jällegi ainult näiliselt on tema vaba valik või teadlik valik, aga tegelikult on tõukajad on sees ammu tegude ja muude ja põhjuslike ahelate tõttu kogunud, miks ta tegutseb. Nii. Külvad mõtte, lõikad teo, lõikad harjumuse, lõikad iseloomu, lõikad saatuse. Minu jaoks on see ülim filosoofia, ei pea lugema erilisi traktaati siia juurde, kogu elutõde on siin kirjas. Nii, aga kogu selle isiksuse struktuuri, mis budistid jaotavad viieks elemendiks või osaks, selle mõte ongi see, et me läheme oma teadmisega või analüüsiga nagu järgmisele tasemele, teaduslikule tasandile. Nii.
Sellega siis me rääkisime, et budismis selline see ülima tõe võrrand on tühjus, sellega selle võrrandi esimene tase on lahendatud. Isiksus kui selline on tühi, teda ei ole olemas, ta on tühi oma olemusest, aga mis on olemas, on need koostisosad, eks ole, mis iseenesest on, ei ole seotud mingisuguse konkreetse inimesega isiksusega, vaid see on universaalne, nagu loodusseadus. Nagu loodusseadus. Nii. Järgmine tase on see, et kui budist mõtleb nüüd edasi, nagu Teet mõtles edasi, detailiseerimisega ei saa piirduda. Järgmine tase on see, et me leiame, et tegelikult ka selline analüüs on iseenesest fiktsioon. See on teooria. Väga rumal inimene on see, kes ütleb, et tegelikult on olemas need kuju ja tunne ja eraldi kuidagi kuhjadena olemas. See on käsitlusviis, mis arendab meie mõtlemist edasi, et me jõuaksime sügavamal tasandil selle püsituse, põhjuslikkuse ja tühjuse ära tundmisele. Ja see on siis tühjuse teine tase. Neid kuhjasid või komponente või ka seisukohti nimetatakse budismis dharmadeks. See on nii-öelda eluliste nähtuste mõisteline käsitlus, teaduslik käsitlus. Aga ka dharmad on iseenesest tühjad, neid ei ole olemas, see on abivahend selleks, et paremini aru saada sellest tühjusest. Tühjuse teine, see võrrandi teine tasand, see, et dharmad on tühjad. Nii, ja sealt siis me jõuame selle ülima tõe kõrgema variandi. Tegelikult on ikkagi tühjus see, mis domineerib. Aga Mahajana filosoofias või mõttetarkuses sellega ka veel ei piirduta. Tühjusel on kolmas aspekt veel. Seda nimetatakse tühjuse tühjuseks. Ka tühjus ei ole mitte midagi muud kui üks mõiste, mitte ontoloogiline olek ega kõige eitamine, vaid see on mõiste, millega anda seda õpetust või arusaamist edasi. Niikaua kui keegi arvab, et tühjus on tegelik, niikaua ta ei ole veel vabanenud mitte kuhugile. Nii. Ja nüüd me jõuame Kristiina küsimuse juurde siis. Ütleme, et need inimesed, kes olendid, ei pruugi inimene olla, kui universumis on teistsugused olendid ka, kes siis vaimses evolutsioonis jõuavad sinnamaale. Need inimesed, kes on siis selle ülima tõeni jõudnud, selle realiseerinud. Mõnikord budismis nimetatakse selliseid kõikteadjateks, mis ei tähenda seda, et nad teavad kõiki üksikasju, vaid vastupidi, nad teavad põhimõtet. Kõik teavad põhimõtet, et tegelikult kõik on püsitu, tegelikult kõik on tühi. Sellist seisundit nimetatakse siis ka nirvaanaks, väga tuttav sõna kõikidel. Nirvaana. Me oleme vabanenud kõikidest nendest valedest arusaamadest eeskätt, et nagu isiksus oleks tegelik või nagu need isiksuse koostisosad oleksid tegelikud või nagu tühjus oleks tegelikult olemas. Nirvaana iseenesest on sünonüüm vabanemisele. Täpne tõlge on vist vaibumine, kuidas seda tõlgitakse. Meis on vaibunud kõik need seisundid, meie eelarvamused, meie vaated, samuti ka emotsioonid ja muud halvad seisundid, mis tekitavad kannatust. Nii. Ja samas intellektuaalsel tasandil me oleme kõik teadjad, me saame aru. Nii. Inimesi, või olendeid, kes sellele tasandil on jõudnud, neid nimetatakse siis budadeks. Budismi järgi ei ole, meie selles pisikeses maailmas on nagu üks kehtiv buda praegu meie ajaloolisel perioodil, aga budistid on sellised olnud alati sellised väga avara pilguga, ütlevad, et meie maailm ei ole ainukene, kus on elus olendeid, mõistusega olendeid ja kus budad võivad tekkida, vaid universumis on neid maailmu ilmselt loendamatu hulk. Tihti kasutatakse just sellist kujundlikku väljendit, et loendamatu hulk. Ei öelda, et lõpmatu hulk, aga loendamatu hulk. Neid on väga palju.
ja vähe sellest universumeid, noh, universum on väga suur, nagu me füüsikalises mõttes teame, universumeid on loendamatu hulk. Nii, ühesõnaga, et neid budasid on mitu. Nii, ja on veel teine sõna siis selle ülima tõeni jõudnud inimeste kohta, see on bodhisattva, virbuja. Buda ja bodhisattva, noh, kõrgemal tasandil on üks ja sama. Aga Buda ja bodhisattva vahe on nüüd see, et kui Buda üldiselt, kui ta jõuab sinna nirvana tasandile, siis tema nagu lõpetab sellises olekus eksisteerimise ära. Ta läheb nirvanasse, nimetatakse päris nirvanasse. Kui enne ei lähe, siis vähemalt füüsilise surma momendil, nii nagu see India Buda 2500 aastat tagasi umbes tegi. Aga bodhisattvad on niisugused tegelased, kes oma selles ütleme, arengus jõuavad sinna samma, aga nemad, nüüd tuleb see vabatahtli küsimus väga olulisena, nemad, me nimetame jällegi tavatähendusega, vabatahtlikult tulevad tagasi siia kannatavasse maailma selleks, et aidata teistel olenditel ka, teistel inimestel ka sinna jõuda. Kas nad tulevad, kas neil on mingid kindlad tunnused? Võib-olla mingid salajased tunnused on, aga väga paljudes budismi raamatutes, pühakirjades on kirjeldatud seda bodhisattvate tegevust niimoodi, et nad tulevad tagasi ükskõik mis kujul või ükskõik mis ametit pidama. Võivad olla tänavapühkijad, võivad olla autojuhid, taksojuhid, enamasti ikkagi on nad õpetajad, aga mitte alati. Ja miks nad tulevad tagasi? Ütleme, et vabatahtlikult. Voluntary work. Tänapäeval on väga moodne sõna, eks ole, paljud vabatahtlikud lähevad Aafrikasse ja kuhugile vaesed aitama ja loomulikult on nad bodhisattvad. Aga siin tekib jällegi küsimus, kas nendel, kes on vabanenud kõikidest nendest moraalsetest takistustest ja oma ignorantlusest või rumalusest, kas neil on nüüd puhas vaba tahe? See on küsimus, millele mina ei julge lõplikku vastust küll anda. Me täna enne loengut kolleeg Teeduga siin natukene vaidlesime ka ja jäime erinevatele seisukohtadele. Mina väitsin, et ei, ka bodhisattvatel ei ole vaba tahet. Bodhisattvad ei tule siis siia ilma tagasi olendeid aitama mitte sellepärast, et okei, mulle meeldib see asi ja ma tulen tagasi ja teen seda. Täna mulle meeldib tulla tagasi õpetajana, õpetaja elukutse on ikkagi auväärne, teisel üldse, ma õpetada ei viitsi, ma tulen taksojuhiks, aitan olendid, vean neid autoga või mis iganes. Kolmas ütleb, et ma tahan hoopis kuningana tulla tagasi, ma olen riigijuht, teen väga palju head või presidendina või mis iganes. On see vabatahtlik? Nii, mina jään nagu selle juurde, et ka bodhisattvatel ei ole selles mõttes vaba tahet, neid ei takista küll mitte mingisugused sellised tavapärased takistused või oma kunagiste tegude viljad, mis siin võivad uuesti küpseda, aga neid ajendab üks uus asi. Uus asi, aga mis on saanud absoluutseks ja budismis seda asja nimetatakse kaastundeks. Kaastunne. Kogu selle, nimetame seda nii-öelda töövariandina emotsionaalse sfääri, meil on väga palju emotsioone, eks ole. Palju emotsioone on head emotsioonid, mis on väga vajalikud. Sõbralikkus ja empaatia ja kõik. Aga budismi järgi need emotsioonid, see emotsionaalne pool, see käib selle vaimse virgumise juurde, siis transformeeruvad kõik selleks kõike hõlmavaks kaastundeks. Ja see on see, et bodhisattva, kas on õige väljendada nii, aga võib nii öelda, et bodhisattva, kes on vabanenud, kes on nii-öelda nirvaniseerunud, kes on kõigist nendest jamadest vabanenud, kelle meelt täidabki ainult suur kaastunne. Ja kaastundega alati käib kaasas ka see kõrgem arusaamine. Tegelikult on kõik tühi, aga kuna need olendid seda veel ei tea ja vaelevad siin edasi, kaastundest, mõnikord ikkagi öeldakse, et bodhisattvad ei saa teistmoodi, kui nad peavad tagasi tulema.
nii, aga kas see on vaba tahe? Kas kaastunne on, kõikehõlmav kaastunne on vaba tahe? Noh, vähemalt selles õhtumaises arusaamas või ei ole. Ja on vastuse võlgu. Ja veel bodhisattvaid mõnikord nimetatakse neid kõrgemaid bodhisattvaid. Nende kohta veel selline lisatiitel, tagasipöördumatu bodhisattva, kellel ei ole enam võimalust, et ta kuhugile alla tagasi langeks mingi tavainimese tasandile. Ta tuleb tavainimeste keskele elama, võib teha tavainimese tööd, aga tema see motivatsioon, kui seda üldse veel on hoopis teistsugune, mis põhineb siis vabatahtlikkusel. Mitte vabatahtlikkusel, vaid kaastundel. Ja mõnikord selliseid bodhisattvaid nimetatakse, ma ei tea, kas on tiitel või lihtsalt nimetus, raske töö tegija, Dushkara Karaka. Kirjeldatud, nad tulevad tagasi sinna, kus on kõige raskem, kus on kõige rohkem vaja. Mütoloogilistes kirjeldustes on isegi, et bodhisattvad lähevad vabatahtlikult kõrgutesse, kus miljoneid aastaid tuleb kannatada seal sulavase katla sees elamist või külmumist või mägede vahele puruks litsumist, selleks, et leida sealt ka põrgus olekust mingisugune pragu, et kedagi aidata. Isegi põrgus võib tekkida mingi väike võimalus. Kas see on vaba tahe või ei ole? Ma ei tea. Nii, Kristina. Dushkara Karaka. Nii. Dush on, see võib tähendada halba, aga võib tähendada ka rasket. Dush. Kar tuleb samast sõnast, kus tuleb karma, tegu seotud ja Karaka on tegija. Dushkara Karaka. Ilus tõlge on minust raske töö tegija. Olen teid näiteks põrgus või ka meiesuguses, meil ei ole küll põrgu, me tunneme, et me elame peaaegu nagu paradiis, tarbimisühiskonnas inimesi aidata vaimsel teel on hirmus raske. Keegi ei usu sind. Mul on nii hea elu, mis asja te tulete siin õiendama ja õpetama, eks ole. Sõgedus on nii suur, et keegi tuleb selle pealegi, et tegelikult on siin palju asju. Nii, et võib-olla sellega ma oma põhijutu nüüd lõpetaksingi ära ka, et jääme sinna, et kõrgemad olendid, kas neil on vaba tahe või mitte, kas see kõikehõlmav kaastunne on vabatahtlik või mitte. Mina kalduksin sinnapoole, et ei ole vaba tahe. See on ka teatud paratamatus. Vabadus on tunnetatud paratamatus, nagu meile kooli ajal marksismi kursuses õpetati, ma ei tea, kelle filosoofi klausel see oli. Spinoza isegi juba, jah, aga Marxile see ka meeldis. Nii, ja bodhisattvad on see, et tunnetatud paratamatus. Ma ei saa teistmoodi kui tulla, et kannatavad olendeid aidata. Aga samas on veel üks huvitav termin, ma pidin ära unustama peaaegu, kuidas veel neid bodhisattvaid, kes siis tulevad ja tegutsevad, kuidas nad tegutsevad, mille ajal on mõnikord kasutatakse nende kirjeldamiseks sellist sõna nagu, ma kirjutan selle siis ka tahvli peale, kui juba kirjutamiseks läks. Adipatja. Jällegi, kes sanskriti keelt ei tea, on üks imelik sõna, aga see tuleb siis sõnast adipati. Aadi tähendab ülim ja pati on isand, ülimisand. See on ütleme nagu omadussõnaline vorm siis. Adipatja, ülimisandlikkus. Mõte on selles, et bodhisattva on oma tegudes, oma otsustes tõesti suveräänne, nagu mingi riigi kuningas, suveräänne. Teda ei takista mitte miski ega mitte keegi. Ta teeb oma kaastundest lähtuvaid tegusid nii nagu vaja selles olukorras, eks ole. Ja see, kus ta teab, mida selles olukorras vaja on, see on selle virgunud meele teine aspekt, kõik teadmise aspekt. Ta olukordades
kohe ära, kuidas peab käituma. Kas peab pätile peksa andma, ta maha lööma või talle pai tegema, eks ole. Alati ei tea potentsiaalne kurjategija või aktuaalne kurjategija, aga bodhisattva teab ja käitub vastavalt. Kus ta teab? Lihtsalt teab, sest ta adipatja. Hiina keelde tõlgitakse see väga ilusa sellise lihtsa igapäevase sõnaga. Tsõ tähendab ise, jälle ise. Tsõ tähendab ise ja tsai tähendab paigal seismist. Eesti keeles on peaaegu täpne tõlge sellest iseseisvus. Bodhisattva on oma otsustes iseseisev, suveräänne. Nii, kas see on vaba tahe või mitte? Ma ei tea, mina väidan, et ei ole vaba tahe. Bodhisattva on küll vabanenud nii-öelda tegude tegemisest, tema ükskõik mida ta teeb, aga see ei tekita enam seda, mida me siin lugesime, iseloomu, harjumust iseloomu, elusaatust, vaid ta läheb läbi, öelda nagu mingi mütoloogiline olend läbi õhu või taeva või õhutühja ruumi. Ta ei pea mitte midagi ja ta võib jõuda igale poole, kuhu teda vaja on. Ta ise otsustab, kuhu teda vaja on. Aga ta otsustab selle põhjal, kus ta näeb, et kõige rohkem kannatatakse. Kus tema midagi teha saab. On vaba tahe või mitte. Igaüks ise otsustab. Nii. Ma siinkohal siis jutu lõpetan ära, kas meil on veel natukene aega küsimusteks ka, tundub, et on. Et kui kellelgi on küsimusi või eriti meeldiks mulle, kui ikka vastu vaieldaks mulle, siis meil on veerand tunnikest aega arutada. Jah? Tahtevabaduse puudumist ja karmat. Tahtevabaduse puudumist ja karmat. Jah. Et kui mõned ei ole oma valikutes vaba, kuidas ta siis saab oma tegude eest vastutada? Vot see vastutuse moment on ka. Jällegi budismis sellist sõna, mida otseselt tõlkida vastutuseks ei ole, aga see idee on küll. Iga inimene vastutab oma tegude eest sel määral, et me räägime karmast, eks ole, karma on tegelikult teo tegemine, aga see, mis meile jääb, on karma vili. Ta vastutab selle eest. Ta teeb teistele halba, kui teen halba tegusid, eks ole, peksan kedagi või varastan, aga see jääb temasse endasse. Ta vastutab. See vastutus jääb, see ei ole nüüd mingisugune, see on natukene raskesti selgitatav asi ja budistid ka väga tihti öeldavad, et tegude oimamatu tee, see on väga raske jälgida. Aga võt see vastutus ongi, eks ole, selline vähearenenud inimene, tema nagu vastutust ei tunne. Ta võib tahta või arvata, et ta on vaba, aga vastutust ei ole, eks ole. Mina teen, mis tahan. Purjus inimene ka, eks ole. Mis asja õiendate? Mina tean, mida ma teen ja teeb, mida tahab. Aga mida teadlikumaks inimene saab, seda suuremaks kasvab see vastutustunne, et ma tean, kui ma teen nii, siis ma teen halba, teistele ma teen halba endale. Ma tean, kui ma teen nii, siis ma teen head teistele, teen head endale. Nii et see on ikkagi nagu otseses seoses, aga mingisugust väga täpset sellist algoritmi anda on praktiliselt võimatu. Aitäh kõigepealt selle väga harima. Tahtevabaduse küsimus, siis see veelade, mille tekitavad erinevad vastused. On tahtevabadus, ei ole tahtevabadus. Et see ei kulge mitte mööda selliste suurte dogmaatiliste süsteemide, nagu erinevad usundid või paneme sinna kõrvale selle kaasaegse teadusliku maailmapildi, mitte nende piire mööda, vaid lõikab sageli risti kõiki keskelt läbi. Ja need vaidlused tähendab võib-olla selles
ütleme loodusteadustikust asjadest mul võib-olla veidi rohkem aimu, need kulgevad ka sealt väga ägedalt, tähendab, see Laplace'i teemon kui siis ultimatiivne tahtevabaduse eitus, mis sõnastati juba kuskil 19. sajandi esimesel poolel, eks ole, aga pärast seda on ilmunud 4-5 väga fundamentaalset või kontreerivat või seda teemonit maha tapvat, ütleme niimoodi, seisukohta. Ma olen sellega täitsa nõus ja ei oskagi midagi lisaks öelda. Nii see on. Absoluutselt nõus, eks ole. See on ka, me võime ükskõik mis mingi kultuuriteaduse või semiootika seisukohalt tulla, eks ole, et ideed või mõtted või kas seisukohad või õpetused või aeg ei ole nagu selline piiraja, et see, mida budistid võib-olla 2000 aastat tagasi arendasid välja omas süsteemis, see haakub väga hästi sellega või lõikab läbi, nagu te ütlesite, kui ma õieti aru sain, eks ole, praeguse või uusaegse teadusliku maailmapildi ja sealt me ei pea hakkama neid võrdlema ja ütleme, et see on täpselt sama, mida nad ütlesid, aga mingid nii-öelda eksistentsiaalsel tasandil on need samad probleemid ikka ja jälle. Et väga nõus sellega. Läks ära. Mida see lahkarvamus teeb? Teet nagu arvab, et neil kõrgetel või ülimatel bodhisattvatel ikka on vaba tahe. Sellest teisedki lahkarvamus, aga ega ta põhjendada ka ei osanud. Jah, aga ära läks, ta teadis, et hakatakse kiusama. Kas mõtled äkki teil lihtsalt erinev alus on, mis vaba tahe tähendab? Ei, sellest nagu ei olnud ikkagi see, eks ole, et vaba tahe on see, kui meie otsustusi ei mõjuta mingisugused välised tegurid, eks ole. Jah, bodhisattva on iseseisev oma otsustes, nii-öelda välised tavaolud teda ei mõjuta, aga see, et ta on bodhisattva ja tuleb tagasi ja kõige raskematesse olukordadesse, see ta, ütleme, selle taga on see mingi mõjutee, eks ole, ta on kujunenud see suur kaastunne, mis on seisund, mis on võib-olla tühi kõikidest muudest, aga tema jaoks on see põhiline reaalsus. Et mina nagu leian, et see ei ole sama, mis vaba tahe, aga teisalt võib seda tõlgendada ka, et see ongi vaba tahe. Kui me tahame seda vaba tahte mõistet ikkagi kasutada selle juures olla. Mina olen rohkem lääne mõtlemist, seda räägist üle praegu on, et kaks seisukust vaba tahte kohta. Ühegi on see, et vaba tahe on vastuolus nii-öelda kausaalset tahelatega. Jah, sellest ma alustasin. Budismist samamoodi. On siuke vastandlik alus on kompatibilismiks, järgi tegelikult vaba tahe saab eksisteerida ka deterministiks. Ja see on suured vaidlused, aga mõtlen äkki Teedul on see teine vaba tahte. Võib-olla tal on, aga me nii kaugele ei jõudnud oma arutelust täna pärast lõunal. Aga ikkagi see teine seisukoht, kuidas see nimetadagi? Kompatibilism, et kas siis see vaba tahe nagu selle järgi, ma ei ole kursis nende asjadega, eksisteerib kuidagi väljaspool teadvust või universumit või? See on see, et nemad väidavad tegelikult põhjuslikkus, maailma põhjuslikkus on just meie vaba tahtega toimus eeldus. Sest kui maailmas on siuke põhjustata süsteem, siis oleks kõik juhuslik ja reaalselt siis ma ei saaks nagu otsustada, ma tõstan nüüd käe, kuna maailma on juhuslik, kui me ei saa kindel olla, et need käed ütlevad. Ma otsustan kätt tõstan, käsi tõstan. Mõtleb see, et vaba tahte tingimus on see, et meil on põhjuslik universum, kus põhimõtteliselt meie ajuprotsessid või otsused põhjustavad meie käe tõusmist ja käimist. Ja mõnel on tõusus ebaveenev, et see on tõesti selleks vaba tahteks, selle jaoks vaba tahte. Sellest vaba tahte üks piisab, aga ma ei sellest nagu tasu. Minu jaoks on see ebaveenev, aga see on võib-olla minu viga ka, et ma ei tunne teooriat väga hästi, ega kui kellelegi see sobib. Tähendab, budismis on alati see oluline, et kuidas see aitab kaasa vabanemisele, virgumisele ja kannatust vabanemisele. Et Linnart Mäll kunagi oma artiklis väga ilusasti ütles, et budistid ei ole kunagi
teoretiseerinud sellepärast, et saada ilus loogiline teooria, vaid ainukene mõte kogu filosoofial on see, et arendada meie mõistust, meie mõtlemist, meie arusaamist vabanemise suunas. Et Euroopa filosoofia võib-olla, ei saa öelda, et seda tendentsi ei ole, aga võib-olla ei ole veel nii absoluutne. Et teooria on nagu, ilus teooria on iseenesest juba piisav. No, võib-olla selle peale, et pigem öelda, et vaba tahet ei ole, kui sama hästi võiks öelda, et vaba tahe on, kui lähtuda sellest, et budist keskendub pigem just sellele, et mitte öelda midagi justkui selle kohta, vaid kõik käib läbi meie meele ja pigem uuritakse seda ja tegeldakse nende protsessidega, et miks siis sellest justkui mingi individuaalse teaduse või psühholoogiliste protsesside mõistes ei võiks sama hästi öelda, et kui ma teen mingit tegevust, mis küll on mõjutatud mingitest välistest määrajatest või mingite põhjuste tagajärgede seoses, siis ma tunnen selle juures ennast vabana millestki ja vabana millekski. Miks võiks sama hästi olla? See võib olla, aga nüüd küsimus ongi see, kasutasid väga ilusti sõna, et me tunneme, aga kas see meie tunne on nüüd alati õige tunne? See tunne võib ka illusioon olla. Ja see, eks ole, et ikkagi mina jään selle juurde, et see kausaalsus ka meie igasugustes psüühilistes teaduslikes protsessides on ikkagi määrav ja seal ei ole vabadust. Aga kui me teeme oma moraalsed valikud, siis jah, ütleme, et mingis situatsioonis mul ei ole midagi selle vastu, et ütleme, et jah, see on vaba tahe selles olukorras. Vabanemise eesmärgi ja vabanemise õpetuse kontekstis tunduks nagu kasulikum mõtestada seda vabana, et tähendab, et luua rohkem sellist kalduvust enese tundmisena. Vot sellega ma olen rohkem nõus, jah. Kui sellest vaba tahte mõistest ja selle rakendamisest on kasu, selles mõttes kasu, eks ole, see toob head endale kannatusest vabanemise suunas, siis miks mitte? Buda on ju üldse öelnud oma õpetuse kohta ka, et ega õpetus iseenesest ei ole midagi väärt. Õpetus on nagu parv, mis viib meid üle kannatuse jõe. Kui vaba tahte kontsept ja selle teatud olukordades rakendamine on ka nagu parv, mis meid aitab, keda saab selle vastu olla. Nii et mul on ka väga hea meel, et sellisele tõdemusele näiteks tänase loengu jooksul jõudsin, et ega ma ei ütle, et peab kõik nii mõtlema nagu mina. Nii, aga... oli vist üks marksismile niimoodi klassikuid, kes ütles, et vabadus on tunnetada pärast seda ilmseks. Jah, täna ma korra juba mainisin. Klassikas Spinoza, kes 200 Lenin seda kõranud. Jah. Me leiame igalt poolt kedagi, mida korrata ja panna ükskõik missuguse ideoloogia teenistus. Nii. Jah. Teie. Jah. Tema propageerib sellist ideed, et isiksust kui sellist ei ole olemas. Me kõik oleme sellised meemimuntrad, meemi mõiste tema ise sisse tõi. Ja ma sain aru, et see on ka küllaltki selline... Absoluutselt on see budistlik, eks ole, budismist ka, kui me rääkisime sellest 5 kuhjast ja see, et nii-öelda selle kesktaseme mõistmise juures, eks ole, isiksust ei ole, aga on olemas need mingid, nimetame väga lihtsustatult need ehituskivid, eks ole, millest need on tehtud. Ja seda meemi mõistet on budistliku selle nagu meeleseisundi või selle mentaalse ehituskivi kui dharmaga võrreldud küll. Et meem on üks võimalus, kuidas kõik budismi uurijad on igaveses hädas, et kuidas dharma mõistet tõlkida või kuidas seda meie kultuuri üle tuua ja informatsiooni on omal ajal propageeritud. Informatsioon on ka, eks ole, informatsiooniteooria seisukohalt me oleme ka informatsiooni ümbertöötajad ja genereerida kogujad ja nii edasi, aga meem on, mulle see iseenesest meeldib, kuigi tavakasutuses see meem on
läinud nagu väga kitsaks, eks ole, mingisugused sümbolid. Kuidas peaks budismi seisukohalt suhtuma kogu õigussüsteemi ja juriidikasse, kohtumõistmisse ja sellesse, et kuriteole järgne karistada, kas see on absurdne? See ei ole absurdne, sellepärast et meie inimeste maailm on niisugune, nagu ta on ja nagu jällegi väga labaselt öelda, siis lolle ja halbu on rohkem kui häid ja tarku ja läbimisti moraalseid. Nii et meie praeguses süsteemis me ei pääse sellest õigussüsteemist ja kohtumõistmisest ja ka karistamisest, aga loomulikult nii-öelda vabanemisõpetuse seisukohalt me peaksime, siin on vale S sattunud, vabanemisõpetuse seisukohalt ideaal peaks olema see, et ka ühiskondlikul tasandil või globaalsel tasandil meie see moraalsus ikkagi kasvaks ja eks ta ole pikkamööda kasvanud ka. Ma armastan alati öelda, et Buda ajal paljud tänapäeva inimesed arvavad, vanasti oli kõik niisugune kuldajad ideaalne, eks ole, nüüd on kõik alla käinud. Buda ajal oli igasugune vägivald ja tapmine ja see oli palju hullem. Muidu poleks Budal olnud põhjust ju üldse tulla oma õpetusega välja, eks ole, kui ta ei oleks elanud nii õudses vägivaldses maailmas. Ja et selle 2-3 000 aastaga Buda ja Jeesus ja midagi on muutunud. Aga paraku on ikkagi nii, et ilma õigussüsteemi ja selle karistuse hirmutame väga ei ela, eks ole. On ju teada neid nähtusi, meil käib sõda siin kodu ukse all, eks ole. Sõjaolukorras võib-olla korralikest perekondadest tulnud noormehed hakkavad mõrvariteks, vägistajateks, röövliteks, varasteks. Kuulsime ju lugusid ka Iraagi sõja ajal, kui hoopis teisest keskkonnast ka Ameerika sõdurid kohati ei olnud väga palju paremad. Nii et sõjaolukord, teine olukord, meenume see 20 aastat tagasi, kui oli see suur tornado New Orleanis, eks ole. Kõik olid hädas, surmasuus, aga paljud inimesed kasutasid seda ära, hakkasid röövima ja marodööritsema. Nii et paraku need halvad või sellised destruktiivsed karmalikud viljad liigselt veel domineerivad, nii et ilma selleta ei saa, nii et budism on ka, eks ole, budismi seisukohalt see ei saa olla absurdne, kui ta aitab kaasa, et üldine elu oleks vähem vägivaldne ja et selles ühiskonnas võib-olla, kui meil on sõda ja vaesus või nälg, eks ole, siis mingisugusest virgumise või vabanemisõpetusest me ei saa rääkida, meil on häda sellega, et ellu jääda ja kuidagi edasi elada. Aga ka selline stabiilne, turvaline ühiskond on vajalik selleks, et me nende vaimsete väärtuste või vabanemisõpetuseni jõuaksime. Nii et meie ebatäiuslikus maailmas meil ei ole palju valikut. Õigussüsteem, kohtumõistmine ja ka karistamine on väiksem halb sellest, kui seda ei oleks ja kõik oleks anarhia ja taoksid üksteisel kaigaste või kivikõivestega päid sisse. Et selles ebatäiuslikus maailmas me peame siiski tahtevabadusega arvestama. Mina ei näe siin kuskil tahtevabadust, see on sunnitud olukord. Sunnitud olukord. Jah. Nii, aga nüüd vist on meil aeg ka täis, nii et aitäh kõikidele, kes viitsisid siia tulla ja ära kuulata. Ja lähme koju ja mõtleme edasi ja püüame olla väga vabad. Ja võtke heaks. Ja 19. mail 8. sõnas ja räägime Jaapani naiste olukorrast.